tervitust või päeva või tuletust. Aga mina otsustasin täna lugeda teile ette varem raamatu, sest ma õhtul ei saa lugeda. Et ma olen õhtul ära. Ja tänase raamatu tüki pealkiri on Tuvasta blokeeringud. Olen energiateraapia võtete kohta saanud e-kirju ja järelepärimisi maailma eri paigust, kuid nad kõik taanduvad sisuliselt ühele ja samale küsimusele. Kas see võte on tõhus? Tavaliselt kaasneb nende kirjadega linke, kokkuvõtteid ja selgitusi, kuidas mingi võte toimib. Mõnikord on need mulle tuttavad, mõnikord mitte. Aga sellest pole lugu, sest on olemas palju imelisi ja tõhusaid võtteid. Ehkki mul on oma lemmikud, millest sa loed 3. osas, pole tegelikult üldse tähtis, mis võtet sa täpselt kasutad. Sinu vabanemise oluline osa on kõrvaldada tõkked, mis ei lase sul edasi minna. Või võte mõjub täie jõuga ainult siis, kui rakendad seda millelegi, mis su murega otseselt seotud on. Just sellepärast tuleb sul kulutada palju aega õppimiseks, kuidas täpselt aru saada, mis sind siis õigupoolest takistab. Aitan sul avastada blokeeringud. Siit selle hääletu peale muidu see segab. Sinu vabanemise oluline osa on kõrvaldada tõkked, mis ei lase sul edasi minna. Kui need blokeeringud on tuvastatud, siis saame tegeleda nende vabanemisega. 2 parimat mulle teadaolevat blokeeringute tuvastamise viisi on lihase test, mis aitab saada vastused alateadvusest ning oma kehakeele tõlgendamine. Mõlemad lähenemisviisid võimaldavad sul näha oma raskusi täiesti uues valguses. Esiteks õpid küsima alateadvuselt, mis toimib täpselt samamoodi nagu lindistav makk, just seda, millega sa pead tegelema. Seejärel õpid sa tõlgendama oma kehakeelt, mis võib anda sulle tervenemiseks olulisi võtmeid. Ja kui rakendad selles raamatus kirjeldatud võtteid, võib-olla teisigi, mida juba enne teadsid, saad need sihtida täpselt sinna, kus tasakaalutus alguse sai. Just see on võti õnnestumiseks. Just nii saab ime teoks. Koovitan lihase test. Mis see kujutab endast? Vastused alateadvusest. Me ei saa lahendada probleeme sama mõtlemisviisiga, mida nende loomisel kasutasime. Mis ei lase mul rahu tunda? Mis ei lase mul rahu tunda? Miks mu enesetunne ei parane? Miks see inimene ärritab mind iga sõnaga, mis tema suust kukub? Miks võitlen vastu kõikidele püüetele ennast aidata? Mis on põhjus, miks elu mind nõnda masendab? Mis tekitab seda haigust või probleemi? Kui mõni nendest küsimustest tundub sulle tuttav olevat, siis on sul vastused tegelikult juba olemas, kuid sa pole veel nendeni teed leidnud. Sinu olemuses peitub eraldi osa, mis tegelikult kogu su elu valitseb. See on sinu alateadvus. See on nagu inimarvuti, mis salvestab kõik meie elus toimunu, kaasa arvatud lapsepõlves aset leidnud programmeerimine, mälestused, sõnumid, tajud ja elamused. Selle alusel koostab meie alateadvus neile andmetele või programmeerimisele
toetuvad elureeglid. Seega on alateadvus argikeeles väljendatuna meie boss. No arvata võib. Selles peatükis saad sa teada alateadlikust programmeerimisest, samuti seda, kui oluline on tervendamiseks sellesse programmi sekkuda ja kuidas seda täpselt teha lihase testi võttega, mida mõnikord nimetatakse energia testimiseks või rakenduskinesioloogiaks. Peaaegu kogu oma tervendamisretke ajal kasutasin raskuste adumiseks teadlikku mõistust, aga sellega ei jõudnud ma kuigi kaugele. Kui õppisin lihtsa lihaste testimisega avama juurdepääsu oma alateadvusele, kiirenes mu tervenemine 10 korda. Info, mille oma alateadvusest leidsin, oli täiesti üllatav, ülimalt kasulik, ühtaegu pisut hullumeelne. Osa sellest ei jätnud loogilist muljet ja vapustas mind hingepõhjani. Sain siiski peagi teada, et emotsioonid polegi loogilised. Ma poleks ise kuidagi osanud paljusid oma raskusi seostada sellega, millega nad tegelikult ühenduses olid, eriti esialgu. Kuid päriselt oli see kõik kuidagi hea uudis. Äkki avanes mulle ju juurdepääs informatsioonile, millest ma ei olnud kunagi kuulnud. Ma tegelesin probleemidega, millest polnud üldse teadlik ning sain seejärel enneolematuid tulemusi. Nüüd, kui olin sellega juba pikka aega tegelenud, mõtlen lihaste testimisest otse kui jalgratta abiratastest. Nüüd tulevad paljud asjad mul loomulikult, kuid lihastest oli esimene võte, millega õppisin keha ääretust tarkusest osa saama. Kui ma lihaste testimisest esimest korda kuulsin, siis tundsin, nagu oleks mulle antud lõpmatu pikk redel nagu laste lauamängus. Avan sullegi juurdepääsu sellele. Alateadvus teeb vastavalt oma programmeerimisredelitele kõik, et meid kaitsta või teha seda, mis tema arvates meile hea on. Neuroloogiliste töötlemisülesannete puhul on alateadvus teadlikust mõistusest rohkem kui 1 000 000 korda võimsam. Tegelikult on see väga lahe, kuidas alateadvus toimib, sest suur osa meie elust kulgebki autopiloodil. Meil ei tarvitse mõelda, kuidas täita igapäevaseid toiminguid või kehafunktsioone. Vähem lahe on aga see, kui sinu alateadvus valitsevad reeglid, mis on rangelt vastu kõigele, mida sinu positiivselt mõtlev teadlik mõistus püüab saavutada. Näiteks sinu heaolu. Räägigem ausalt, kui sa heitled millegagi, mis on sinust 1 000 000 korda vägevam, kumb siis tõenäoliselt võidab? Selleks, et muuta programmeeritust või reegleid, mille järgi me elame ja reageerime, peame kõigepealt need reeglid tuvastama. Alateadvus on programmeeritud. Teadlased on tuvastanud, et alateadvus kontrollib umbes 95% meie elust. Ja teadlikkus mõistuses peitub kõigest 5% mälestustest ja muudest andmetest, mis tähendab seda, et kaalukauss on tugevasti selle hiiglasliku 95% poole kaldu. Taipanud nüüd isegi kimbatust. Meie elu juhib peamiselt alateadvus, mis funktsioneerib varajasest lapsepõlvest pärit reeglikogumiku alusel. Kui avastad, missugused reeglid su alateadvuses peituvad, siis taipad ka, miks oled nii pikka aega neisse kinni jäänud. Oma alateadvusest vastuste ammutamine on sinu tervenemise jaoks oluline, sest sul pole võimalik muuta seda, millest sa teadlik ei ole. Ja kui oled samasugune, nagu mina kord olin,
või nagu on paljud meie praegused kliendid, siis pole sul aimu paljustki, mida tuleks tingimata muuta selleks, et sul oleks võimalik terveneda. Näiteks võid sa tunda, et viha põhjustab sinu kehas suurt stressi ja sa seostad oma viha emaga. Meile meeldib kangesti ema süüdistada, eks ju? Ent selle mõttekäigu suruvad sulle peale loogiline mõistus ja argumentatsioon. Asjad, mida pead ema probleemideks, ei pruugi üldsegi olla ema probleemid, aga ainult oma praeguste teadmiste varal võid sa nendega just sellest vaatevinklist kas või aastaid tegeleda. Sisuliselt jooksed sa järele valele rongile, ilma et sul sellest vähimatki aimu oleks. Kohtan sageli kliente, kes on käinud juba 20 aastat teraapiaseanssidel, püüdes vabaneda kobrutavast vihast ema vastu, kuid taipada alles hiljem pärast alateadvusega ühenduse leidmist, et nende mured on seotud millegi sootuks muuga, näiteks mõne kaasõpilasega, kes talle teises klassis inetusi ütles. Sageli see on see suur üllatus, kuid siiski tõsi. Kui nad vabanevad sellega seotud energia tasakaalutusest, toimubki muutus. Ehkki sul võib olla tahtmine seostada oma raskusi mingi teatud elamuse või ajahetkega, võib tegelik seos olla hoopis midagi esmapilgult täiesti ebaloogilist. Avastan tihti, et lihaste testimisega kerkib esile kunagisi elamusi, millega mu kliendil puudub täielik seos. Näen, et teatud mustrid ilmutavad ennast inimeste elu tähendusrikastel hetkedel, nagu esimesel koolipäeval või õdede-vendade sündimisel. Tegelik elamus võib tunduda nüüd täiesti tähtsusetuna, aga paljugi sellest, mil viisil see elamus meid mõjutab, on seotud sellega, kui hästi või halvasti saime sellega hakkama just selles vanuses, kui see juhtus. Selgitan öeldu tähendust sulle õige ühe näitega. Emily tuli minu vastuvõtule, et vabaneda energiast, mis põhjustas talle igapäevaseid paanikahooge ja rääkis mulle, et oli seda kõike alati seostanud vanemate abielulahutusega, kui ta oli 10-aastane. Et kui võtsime käsile lihase testi, mida sinagi varsti õpid, saime aru, et põhjus pärineb tegelikult tema 3. eluaastast. Ainus, mis talle tollest ajast meenus, oli onu kolimine vastasmajast umbes 15 sõiduminuti kaugusele asuvasse teise rajooni. Meie täiskasvanute aju peab seda tühiseks seigaks, on ju nii? Pealegi nägi Emily onu ka hiljem sageli. Aga 3-aastasele lapsele tähendab tohutu vapustust, kui su parim sõber ja turvatunde allikas pole enam iga päev su lähedal. Võib-olla toimus just siis algne hirmusööst, mis kordus ja võimendus hiljem, kui isa pärast abielulahutust majast ära kolis. Esimene elamus või sündmus võib tunduda kogu eluga võrreldes üsna tilluke, aga tollases vanuses või eluhetkes võis see sind sellegipoolest rängalt mõjutada. Parem. Edasi. Jõua lihaste testimisega oma alateadvusesse. Räägin nüüd sellest, kuidas see testimine käib ja mis veelgi tähtsam, kuidas see aitab su uuele tervenemistasandile. On kõigest üks põhiline kontseptsioon, mida peab mõistma, enne kui saan sulle õpetada, mil viisil ammutatakse alateadvusest, mõistusest vastuseid. Nagu sa nüüd juba tead, on keha sees ja ümber elektrivõrk, mis koosneb puhtast energiast. See hõlmab ka meie füüsilise keha ja alateadvuse energeetilist vastastoimet. Närvisüsteem on nagu väga pikk antenn, mis püüab meie keha
vahetult mõjutavaid energiasagedusi. Energiaid, mis on isegi teadusinstrumentidega mõõtmiseks liiga peened. See sinu alateadvusega ühendatud elektrisüsteem reageerib nii positiivsetele kui ka negatiivsetele mõjutustele ehk energiatele. Kui sinu elektrisüsteemi mõjutab miski, mis ei säilita ega võimenda sinu keha tasakaalu, teisisõnu, et mis ei ole su kehale hea, siis sinu keha energiavoog ajutiselt lühistub, mõjutades ka su lihastes kulgevat energiat. Kui sinu elektrisüsteemi mõjutab miski, mis ei säilita ega võimenda sinu keha tasakaalu, mis ei ole su kehale hea, siis sinu keha energiavoog ajutiselt lühistub, mõjutades sinu lihastes kulgevat energiat. Sinu elektrisüsteemi võivad mõjutada nii mõtted, emotsioonid, toit kui ka igasugu muud asjad. Leidmaks, milles sinu alateadvus ja keha ühilduvad või nõustuvad, võime seda neilt otse küsida. Seejärel dešifreerime vastused, sõltuvad su keha lihaste reageerimisest nendele küsimustele. Ja siit see termin tulebki, lihastest. Kui käitume viisil, millega meie keha ja alateadvus nõus on, siis meie elektrisüsteem toimib ja ühendused püsivad kindlalt ning jõud püsib ka meie lihastes. Kui aga teeme midagi, mis meie alateadvuse arvates vale on, tekib meie energiasüsteemis ajutine lühis ja ka keha reageerib kiiresti. Lihased kas nõrgenevad või blokeeruvad. Iga niisugune reaktsioon võimaldab meil lugeda seda, mida su keha ütleb. On tõepoolest vahva, et võime esitada oma kehale küsimusi ja saada selgeid vastuseid. Täpselt nagu räägiksime oma alateadvusega telefonis. Lihastestiks on 2 viisi. Seisutest. See on seisutest, see ongi seistes siis või? See teine. Ja käsivarre test. 2 testi. Okei. Seisutest. Ühte lihaste testimise viisi, mida algajatel on kergem õppida, nimetatakse seisutestiks. See toimub järgmiselt. Sinu mõtted ja emotsioonid panevad su närvisüsteemi teatud viisil vastama. Närvisüsteem aga on seotud su ajuga, mis mõjutab motoorseid reageeringuid, keha liikumisi. See alateadlik osa sinust, mis ei toetu loogikale ja ratsionaalsele mõtlemisele, toimub loomulikult millegi poole. See alateadlik osa sinust, mis ei toetu loogikale ja ratsionaalsele mõtlemisele, tõmbub loomulikult millegi poole, mis tundub olevat positiivne või tõde ja tõmbub paistlikult eemale millestki, mida ta ei taju õigena. Esitades küsimusi ajal, mil su keha on lõõgastunud, kuid seisvas asendis, nii et sa saad ennast vabalt liigutada, sa tahtmatult kõigud kas kergelt taha või ettepoole ja see aitabki sul mõista, kas su keha on päri sellega, mida sa ütled või tõrjub seda. Pea meeles, et sõnad on tegelikult vaid energia. Kui sul on raske seista, siis võid teha selle testiga istudes. Seda võtet rakendades kasutame me keha sisuliselt pendlina. Lihase testi meetodi jaoks on oluline, et su energia oleks tasakaalus. Selleks pead sooritama 4. peatükis õpitud harknäärme koputamise ja sõrmega ümber silmade vedamise harjutused. Olid need 10 korda. Need
ja sisse koputamine. See harjutus tagab ühtviisi nii selle, et su energia poleks takistatud ja ühtlasi saab seda kasutada ja energia kiire tasakaalustamise vahendina kasutada. Harjutus tagab ühtviisi nii selle, et su energia poleks takistatud ja ühtlasi saab seda kasutada ja energia kiire tasakaalustamise vahendina. Seisa või istu, labajalad umbes õlgade laiuselt, varbad otse. Jälgi, et labajalad oleksid ettepoole suunatud. Nii. Mitte ka näha, et see nüüd. Okei, ma teen lihtsalt. Seisa, labajalad umbes õlgade laiuselt. Varbad otse. Jälgi, et labajalad oleksid ettepoole suunatud, kumb ei tohi sisse ega väljapoole kalduda. Lõdvesta keha, käed külgedel, pigista silmad kinni ja sa suudad kindlalt seista, silmad suletud. Hinga jõuliselt ja sügavalt. Päris huvitav tunne. Tagasi. Nüüd oled valmis esitama oma kehale mõne küsimuse. Ma teen seda pärast, praegu loen ära ja siis teen seda. Sinu energiasüsteem püüab öeldu energia kinni ja reageerib iseenesest küsimustele. See on päris põnev, mis mu keha teeb siis nagu. Kõigepealt pead sooritama baastesti. Seda tuleb teha, et veenduda, kas keha reageerib õigesti ning võid usaldada ka ülejäänud testimist, teades, et vastused on tõesed. Ütle valjusti. Näita mulle, kuidas on ja. Su keha peaks tahtmatult pisut ettepoole kalduma, mis tähendabki jaatust. See osutab, et keha on sinu öelduga päri või resonantsis. Seejärel lausu valjusti. Näita mulle, kuidas on ei. Nüüd peaks su keha tahtmatult pisut tahapoole kalduma, mis tähendab eitust. See osutab sulle, et keha tõrjub või hülgab sinu öeldu. Baastesti võid sooritada ka oma nime kasutades. Ütle valjusti, minu nimi on, su keha peaks tahtmatult pisut ettepoole kalduma, mis tähendab jaatust. See osutab, et keha on sinu öelduga päri või resonantsis. Edasi lausu valjusti, minu nimi on, su keha peaks tahtmatult pisut tahapoole kalduma, sest see on vale nimi. See osutab sulle, et keha tõrjub ja hülgab sinu öeldu, sest su nimi ei ole see vale nimi. Edasi lausu valjusti. Su kehal võivad tavaliselt ette ja tahapoole naaldumistest ka mingid oma variandid veel olla. Näiteks on mul mõni klient, kes jaatuse puhul vasakule vajub, aga eituseks ükskõikselt paigal püsib. Me tuvastasime, et tegemist on lihtsalt nende keha omapäraga ja võtsime selle teadmiseks. Nüüd saame nendega täpsed vastused, sest teame täpselt, mil viisil keha reageerib jahile või eile. Ole valmis ka enda isiklikke variatsioone avastama. Kui saad oodatu asemel täiesti vastupidise reageeringu, siis pole su energia ilmselt piisavalt tasakaalustatud. Korda harknäärme koputamist ja sõrmedega ümber silmade vedamise harjutust. Tõmba sügavalt hinge sisse ja lõõgastu. Väga kasulik on ka maandamise harjutus. Liigne mõtlemine takistab su kehal loomulikul viisil reageerimist. Küll sa lõpuks hakkama saad. Lihtsalt jätka. Arutagem seda võtet veel pisut, et sa näeksid, kui kasulik see võib sulle olla. Ütle valjusti lause. Tervenemine on mulle 100% ohutu ja jälgi oma keha reageerimist. Võid esitada selle ka küsimusena ja jälgi siis reageeringut.
Kas tervenemine on mulle 100% ohutu? Ütlemise viis ei mõjuta su keha reageerimist. Niiviisi vali see, mis sulle loomulikumana tundub. Kas küsimus või nentimine? Jätaksin praegu selle koha peal nagu katki lugemise, sest selle keha testimisega läheb kindlasti aega ka minul endal ja ma tahangi nagu teada, et kuidas minu keha nagu reageerib nendele jaale ja eile ja enne seda siis koputamine ja need ringid, et keha oleks tasakaalus. Et ma tahan endaga seda läbi teha, et kuidas minu keha nagu reageerib. Ja siis loeksin edasi alles järgmisel nädalal, sest nüüd tuleb nädalavahetus peale ja siis ma lähen maale ja teen väikese puhkuse. Et jõuluajal ka ma vaatan, et võib-olla ma ei olegi iga päev nagu siin otselaivis Zoomis, vaid ma teen nagu neid lugemisi ette või jätan nagu vahele ja siis panen teile nagu sinna chati Messengeri ülesse, et saaksite järgi vaadata. Ja ma usun, et selle keha testimisega läheb natukene mõned päevad aega, et aru saada. Et aga seniks ilusat olemist teile kõigile, olge hoitud ja varsti on jõulud. Et ootame ilusaid jõule, loodame, et lund ka tuleb. Aga olgu, tšau!